taas kõigile Talendihääle taskuhäälingu kuulajatele. Mina olen Anseelika ja minuga on siin täna kaassatejuht Kätlin taas. Tere! Täna on meil külas kaks hästi ägedat külalist Sportlandist, Mauri ja Brit. Tere tulemast! Tere! Et tutvustage siis lähemalt, et mida te täpsemalt Sportlandis teete? Mina siis olen Pärnu kaubamajaka töötaja ja olen tavaline klienditeenindaja. Ja mina olen ka siis tavaline klienditeenindaja, tulen siis Haapsalu Sportlandist. Kaua te olete olnud Sportlandis tööl täna? Mina olen, ma arvan, vähem olnud kui Brit, et minul on 4 kuud ja 22 päeva, et vaatasin isegi järgi, et selline nii-öelda see katseaeg on läbi saanud, aga tegelikult juba tundub nagu oleks, ma ei tea, kaua olnud, et tegelikult hästi kiirelt saab kõik selgeks seal ja sa oled nagu vana olija seal juba. Minul saab 1. september 2 aastat täis. Aha, juba päris pikalt siis. No, oma jagu juba, jah. Mauri, ma küsiksin sinu käest, et mis sind siis Sportlandi tõi? Kas see oli teadlik valik või kuidagi juhuse läbi sattusid see Sportlandi? Pigem teadlik, aga samas natuke ka juhus, sellepärast et ma eelmine suvi lõpetasin ajateenistuse ja ennem ülikooli mul kindel plaan, et 1-2 aastat äkki vahet hoida, et läheks tööle. Et ma olen nagu kogu aeg teinud suveti baaritööd või niimoodi, aga mõtlesin, et nüüd läheks nagu ikka teeks tõsist tööd ka. Ja siis ma otsisin päris pikalt töökohta ja kuna ma tahtsingi spordiga seotud töökohta saada, siis Haapsalus on päris väike valik, et meil on seal ainult Sportland, Rademari ja Rakser Sport. Aga ikka tõmbas rohkem Sportlandi ja Rademari poole. Ja siis, kui ma lõpuks selle CV-keskusest leidsin, et Sportlandi tahetakse, siis ma mõtlesin, et proovib siis ja esimene kord ma muidugi ei saanud, et võeti üks teine töötaja, minust kogenum mitu aastat ikka, aga teise korraga, kui ma kandideerisin, siis juba sain sinna ja olen väga rahul. Sa tõid välja, et sa tahtsid just saada, mis on seotud spordiga. Jaa, no ma olen väiksest saati spordiga nagu üles kasvanud, et jalgpall, discgolf praegu põhilised, aga no ikka mängid võrkpalli kõik, et mul nagu see sport pakub huvi ja tundus nagu loogiline, et minna sporditarvete poodi või kuhugi tööle. Hobi ja töö ühes käes. Jaa, just täpselt. Brit, mis on sinul kõige ägedam nii-öelda Sportlandis töötamise juures, mis sul kõige rohkem meeldib? No ma arvan, et põhiline fakt on see, et iga päev on täiesti erinev, et üks päev oledki tava klienditeenindaja, jooksed seal 10 tundi, müüd igasugu tarbeid, aga vahepeal tõstad poodi ümber, ma ei tea, tegeled kaubaga, kõike sellist, et see vaheldusrikas. Kliendid on erinevad. Seda niikuinii. Kaup on erinev. Tööülesanded on ka siis erinevad. Jah, vastavalt siis, mida meil juhataja või keegi sealt kõrgemalt ütleb. Selge. Mauri, ma küsiksin sinu käes, et mis on selline kõige tähendusrikkam hetk või kogemus, et mida sa oled võib-olla Sportlandis kogenud? Ma arvan, see on isegi päris värske, äkki nädal tagasi või natuke rohkem. Mul tuli siis selline klient, vanem meesterahvas, et ta tahtis kindlaid pükse. Et alt siis ilma kummita oleks, et pigem sellised laiemad. Ja kuna ta teadis konkreetselt, mis ta tahab, siis tegelikult meil käis kõik see hästi ruttu, et äkki 2 minutit ja meil oligi juba kõik tehtud, et kassas arvendatud ja kõik niimoodi. Ja siis ütles ka lõpus mulle, et ei saa ütlemata jätta, et väga hea teenindus. Ja võt siis natukene tegi südame küll soojaks, siis ütlesin teistele kaastöölistele ka, et võt, et selline tore klient oli. Ma arvan, see küll. Jaa, väga äge. Kindlasti tuleb tööl leida ka tasakaal, ehk siis tuleb tegeleda müügiga ja klienditeenindusega. Kuidas sa selle leiad? Eks selles mõttes seal võib-olla igal inimesel on erinevaid neid võimalusi ja valikuid, aga eks pigem ongi see, et kuulata kõigepealt, mida klient soovib ja siis vaadata, kas me leiame midagi sobivat ja samamoodi, kui isegi ei leia, siis samal ajal tuua kõrvale mingeid muid valikuid, et meil on veel lisaks see või lisaks see, et mitte teha sellist peale sunnitud kaubamüüki. Just tahtsingi küsida, et kas see lisamüük on selline kohustuslik või pigem soovituslik? No ta on selline rangelt soovituslik. Et selles mõttes, et kindlasti suuremates poodides, mis meil on näiteks Ülemiste ja Roka ja Lõunakas, et neil käib see lisamüük nagu kergemalt, aga väiksemad poed peavad seal natukene rohkem vaeva nägema. Arusaadav. Mauri, sa ennem tõid nagu hästi toreda nii-öelda sellise kogemuse kliendiga, aga kuidas sa tegelikult nagu, kas sa saad aru, et klient nagu ei saa aru, mida ta tegelikult nagu tahab osta, et kas sa suudad teda nagu aidata, et
no kuidas? vahepeal ikka on inimesed tulevad, et nad päris täpselt ei tea, mida nad tahavad, aga neil on ikkagi enam-vähem see suund ju selge, et kas siis lihtsalt treening või täpsemalt jooks või siis vaba aeg, et enam-vähem ta ikka midagi teab. Aga eks ikka, et siis tulevad vaatama, ma ei tea, kas mul on päris neid jalatseid vaja, et kas mul on ikka seda vaja, aga siis me seal, tema nagu proovibki neid jalatseid, mina siis toon talle, et mis ta soovib ja tegelikult inimesed saavad väga hästi ruttu saavad aru, et kas nad tahavad seda või ei taha, et hästi palju tehakse sellist nii-öelda emotsiooniostu või siis, et seda pigem, et mul on vaja seda, et seda pigem on harvem, et tuleks ikka vaatama poodi ja siis võetakse ka ikkagi midagi, mis meeldib. Ja tegelikult saab ruttu aru ikkagi inimene. Aga mida, kui juba jutt läks selle emotsiooniostu peale, siis mida on tavaliselt rohkem, et kas nad ütlevad ka, et see on emotsiooniost või sa saad nagu ise aru, et tegelikult see on nagu... Hästi palju on ikka niimoodi, et öeldakse, tegelikult mul pole ju vaja seda, aga siis ikkagi võtavad ära, et siis saabki juba aru, et et emotsiooniost. Ja, et umbes nii hea hind või mis iganes. Just täpselt, et tegelikult ikkagi sooduseid asju on ju päris palju ja siis just jäävadki neid vaatama, et sooduspakkumisi. Ja siis niimoodi nad võtavad need. Brit, Mauri tõi enne välja selle, et klienditeenindus on hästi oluline ja kui sa ikkagi oled ka kliendi käest kiita saanud, et siis on nagu päev korda läinud. Et too mõni näide või selline eredam hetk, kus sa oled pakkunud kliendile rohkem kui lihtsalt teenindus. On see näiteks mingisugune motivatsioon sportimiseks, enesekindlus? Eks neid näiteid 2 aasta jooksul ole juba palju, aga kui ma esimesele sellele küsimusele mõtlesin, siis tuli kuidagi pähe see, et meil oli kassas palju rahvast, kassa järjekord oli pikk, tegelesime seal järjest ja mul tuli väiksed poisid, 2 poissi, tulid kassa taha, küsisid pallide hindu, kuna korvpallidel asjadel hinnad peal ei püsi. Ütlesin neile, siis nad ütlesid, aitäh abi eest, läksid poest minema. Tulid mingi aja pärast tagasi, ostsid selle palli ära, siis ma andsin, meil on hetkel ka käimas on see Go3 koostöö, ma andsin selle kupongi kaasa. Ja need poisid läksid nii õnnelikuks, nad olid nagu, ma ei tea, mis kullapada ma neile andnud oleks. Ja nad ütlesid, nüüd me hakkamegi siin ainult käima ja siis maksid ära, hakkasid minema ja siis üks poiss tuli tagasi ja küsis, kas ma võin teile kalli teha? Siis ma tegin kalli, ta ütles, te olete nii äge teenindaja, siis jooksis poest välja. Et sellised hetked on võib-olla paremad kui need motivatsiooni andmised. Küsis ka, vaata nii arvasti. See on kindlasti, ma oleks ise ka väga meelest. Ta vist mööda minnes oli öelnud ka teisele teenindajale, et te olete kõik nii ägedad. Et kui sellised hetked on, siis need nagu negatiivsemad momendid lähevadki mööda. Ja just sellised põhilised asjad jäävad tegelikult ka meelde ju klientidele, eks ju, et ja see kõik läheb nagu edasi jälle. Nad räägivad järgmistele noortele poistele, seal nemad tulevad, ütlevadki, et Sportland on äge, et seal on. Või siis ongi, nad tulevad mingi aeg vanemaga shoppama, siis tulevadki meie poodi. Ja just annavad juba suuna ette vanematele, kuhu poodi minna. Jah, just. Ja, aga Mauri, ma küsiksin sinu käest, et millised kliendid on need, kes sind võib-olla kõige rohkem nagu arendavad oma töös? Tegelikult niimoodi nüüd siis erandada ei saa neid, eks iga klient ikkagi, iga inimene on erinev, mingit moodi nad niimoodi kõik aitavad mul ka areneda, aga pigem just siis sellised inimesed, kes tulevad poodi ja nad võib-olla ei julge klienditeenindaja poole pöörduda, et siis ongi nagu minu ülesanne ennast näidata seal, et mina olen siin abiks, et mind ei pea kartma ja küll see vestlus lõpuks tuleb ja täitsa on ikka olnud niimoodi, inimene ei julge pöörduda, aga siis sa tasapisi jälgid, mis ta otsib ja saad teda aidata ja lõpuks ongi nii-öelda see barjäär murtud ja saame vestelda sõbralikult. Ja teie poes ma nagu märganud sellist nagu agressiivset kohe nii-öelda nagu peal lendamist vist ei ole. Et me ikka anname aega inimestel ise vaadata, et enam-vähem, mis nad tahavad või otsivad, et selline 2-3 minutit ja siis vaatame edasi, kas on abi vaja pakkuda. Siin võib-olla ma juurde ütleks, et samas nagu teiselt poolt on jällegi need kliendid rasked, kes ei tea, mida nad tahavad päris täpselt, siis hakkabki küsima, et näiteks jooksutoss on väga selline päevakajane teema, et siis lähedki, et kas on brändi eelistust või kas on mingi hinnavahemik või on värv või kus te jooksete või mis pinnasel. Et tegelikult nagu ongi iga klient on nii erinev, nagu Mauri välja tõi. Ja te peate kindlasti ju kõike seda sortimenti ka teadma, eks, et ilmselt on mingid koolitused, et mida täpselt pakkuda, et see jooksutossu võib ka mingit 5-6 erinevat sorti ilmselt olla, eks. No neid on isegi vast rohkem. 5-6 on veel väga tagasihoidlik number. Tihti teil need koolitused on siis? No meil on oma nii-öelda veebikeskkond, kus me neid koolitusi pidevalt teha saame, aga nüüd hakkab jälle see periood, kus tehakse nagu koha peal ka, et kogutakse mingi punt kokku, et ma ise siin hakkan ka diskikoolitust läbi viima, diskgolfi, et siis saab olema huvitav.
testkasutajaid ka teil on või? ja On olemas, täitsa iga kuu. Võtate siis, ma ei tea, Tõnis Niinemetsa kellegi tuntud ja siis panete ta jooksma mingite jalanõudega. Hea oleks nii teha, aga ikkagi on tundmatud näod, kellele peame siis ikkagi nagu igale kliendile tavalist teenindust pakkuma, siis teeninduse A ja O on paigas ja vastavalt sellele tuleb tulemus. Brit, aga lähmegi siit edasi selle teeninduse küsimusega, et mida sinu hinnangul tähendab siis Sportlandis hea teenindus ja mis vahe on siis korraliku teenindusega? Ja see on päris hea küsimus. Ma ütleks, et võib-olla korralik teenindus justkui ongi see, et teenindaja on märgatud ja kõik selline, aga mis selle Sportlandi eriliseks teeb, ongi, et me kõik oleme ikkagi päris bränditeadlikud, me teame, mida me müüme, me oskame soovitada, et ma arvan, et kui klient, ongi, et kui klient tuleb ja ta ei tea, mida ta päris täpselt vaja on ja ta lõpuks väljub ostuga, siis see juba näitab ära, et meie teenindus on tugev. Väga hea vastus. Poliitiline. Just, et kuna meid siin kuulab ka nüüd päris palju inimesi, kes on mõelnud, et kas tahaks Sportlandi tööle minna, et mis see töö endast kujutab, et kuidas seal need koolitused kõik on ja kuidas inimesi vastu võetakse, siis Brit tegelikult juba korraga mainis, et koolitused on, aga Mauri, ma küsin sinu käest, et mis on veel selline, millega siis saab neid inimesi, töötajaid seal arendada, et mida Sportland siis pakub enda poolt, et sul oleks rohkem veel tuge ja motivatsiooni, et... Ei no tegelikult ongi, et see Sponet, mis meil on siis internetis siis leitav, et ma ütlekski ära, et neid koolitusi on esiteks väga mugav teha, et nad on sul seal üleval, et ei ole sellist päris survet, et sa pead nüüd kõik järjest ära tegema, et sa saad ise põhimõtteliselt siis oma aega planeerida ja need koolitused teha ära vastavalt sellele, palju sul aega on töö kõrvalt veel ja muude tegevustega. Aga kindlasti on ka see, et näiteks spordipood, et inimesed rohkem teevad sporti ka, et mis ma veel oskan öelda, et kui sa neid jõusaalis käid, et siis Sportland toetab nagu sellega ka, et nad toetavad su seda, ütleme siis niimoodi maksu, et mis sa pead jõusaalis maksma, et sa saad ennast füüsiliselt ka arendada. Et ütleme, koolituse pool on rohkem siuke ajule midagi, siis sa saad ka lihasid treenida täitsa jõusaalis Sportlandi toel ka. Nad siis nagu kompenseerivad nii-öelda siis selle jõusaali piletina. Ja, et oleneb mis seal need tasud on, et mingi osa kindlasti, kui isegi mitte kõik. Et võib-olla siin veel juurde, et küll see füüsiline ja vaimne pool on tugev, aga teised teenindajad või kaaskolleegid ütleks ka, et näiteks meil ongi, et minu enda poes üks on koos juhatajaga 2 tükki, siis on jooksjad ja nad teavadki näiteks jooksutossudest kõik, et kui tulevad uued mudelid, nemad kohe teavad, jagavad oma arvamust, samamoodi on minul kõik pallimängud, disc golf box, et selles mõttes, et omavahel me ikka jagame ka päris palju, et mida iganes uut tuleb, kellelgi mingi küsimus on, siis üldjoontes me saame ikka kolleegidelt ka vastuseid. Laskunnatunnetus on. Ja just, teil on siis niimoodi, et kõik ei saa kõiki koolitusi, vaid siis teatud inimesi jagatakse nagu gruppidesse ja siis nemad saavad näiteks, ühed saavad discgolfi koolitust, teised saavad näiteks jalgpalli koolitust, on kuidagi nii see jaotatud? Seal on pigem, netis saavad kõik teha, aga koha peal on, kuna lihtsalt töötajaid on väga palju, siis tehakse nii-öelda registreerimisega, et kes ees põhimõtteliselt, et vist on enam-vähem 15-20 grupid ja seda koolitust tehaksegi siis nagu nii palju, kui huvi on. Et näiteks oletamegi, et jooksul on 15 inimest on esimeses grupis täis ja kuna jooks on selline igapäevane töö ülesanne, mida me müüme peame, siis tehakse neid koolitusi nii kaua, kuni kõik on siis teadlikud. Ja koolitus on siis saad nagu peale tööpäeva siis kodus vaadata, eks ju? Tehakse ka videoid, aga muidu on näiteks nüüd, mis koolitused tulevad, on enne tööpäeva, et kui poed avavad kell 10, et siis üldjoontes need koolitused koha peal on näiteks 8-10, et täpselt enne poe avamist. No eks on mugavam ka, et saab nagu tooteid ka ise vaadata ja saab nagu lähemalt nende kohta nagu infot otse küsida. Konkreetselt on kohe käe ulatuses ka, et näidatakse, et mis on mis. Ja. Brit, kui palju sul antakse iseseisvust oma töös ja kuidas on see sinu arengut mõjutanud? No algul ma tulin teisest kaubanduskeetist üle ja kui ma mõtlesin, et ma olen küll spordiga terve elu tegelenud, aga ikkagi nagu ma ei olnud kindel, kas see on õige valik. Brit, kui palju sul antakse iseseisvust oma töös ja kuidas on see sinu arengut mõjutanud? See on mu arengut ikkagi väga palju mõjutanud, et kuna ma tulin teisest poest üle, siis ma olen varasemalt tegelenud erinevate väljapanekutega kõigega, aga nüüd ikkagi mul juhataja annab väga suurt vabadust. Ma saan ise poodi ümber tõsta nii, nagu mina näen, et see on õige.
või noh, vastavalt siis reeglitele muidugi, aga et selles mõttes, et ikkagi, kui ma näen, et midagi tahaks sealt ümber tõsta, midagi ägedaks teha väljapanekute osas, siis juhataja annab vabad käed ja sama noh, tegelikult ikkagi igapäevase tööga, et ta võib-olla annab meile mingid ülesanded, mis on tulnud, et ma ei tea, midagi kokku korjata või üles otsida, aga üldjoontes on ikkagi vabad käed, et noh, päris tee, mis tahad, ei saa öelda, aga ikkagi väga vaba õhkkond on küll, et ei ole mingi rangeid, et pead seal seisma, pead seda ütlema, et seda ei ole. Ja Maarja, ma küsiksin sinu käest sellise küsimuse, et mida sa oled klienditeenindajana võib-olla praegu juurde õppinud, mida võib-olla koolis ei õpetata, et Äkki see võiks siis olla, kui ma nüüd ruttu ütlen, siis suhtlemine äkki. Et koolis on sul küll, et küsitakse koolipingis, et mis see vastus on või midagi, et siis vastad, on ju, kui õpetaja nõuab. Aga kui sa oled klienditeenindaja, siis suhtlemine on pigem, mis tuleb sulle just nagu kasuks, et sa selle tööga just arenedki, et kuidas inimestega suhelda. Mõni armastab huumorit, et teeb sinuga koos nalja, mõni mitte, et siis kõik need momendid annavadki sulle väike õppetunni, et kuidas rääkida inimestega ja kuidas veel rohkem areneda. Et koolis pigem seda ei ole, et jah, ütled oma vastuse ära, kui sa ei taha seal koolis väga rääkida ja kõik. Kas on tulnud hetke ka, kus klient tuleb, kurdab enda mingid päevamuresid või tööl läks halvasti, siis sa pead natukene psühholoogiga mängima, et on midagi sihukest ka? Eks ikka on olnud jah, et tullakse rääkima, et läksin sõbrannaga tülli niimoodi ette ja siis ma proovin seal seista ja mõelda, et kuidas ma nüüd teda siis aidata saan, et ma ei hakka ju talle sel hetkel sokke pakkuma või midagi. Osta uued jooksukingad, saad minna ennast loodusesse välja elama. Saad sõbranna eest ära joosta. Et eks ma ikka kuulan ta lõpuni ja proovin kuidagi teda seal lohutada, aga noh, paar inimest on olnud, aga mitte palju selle 4 kuu jooksul, ütleme nii. Meil on ka ikka hetki, kus minnakse näiteks poest tülli, sa seisad 2 leeri vahel, et ei tea nüüd kumma poole minna, mida teha, et just viimati siin oli ka, et poeg ja isa tulid poodi ja pojale ei sobinud mitte midagi, mis isa osta soovis, nagu pojale siis riideid. Ja lõpuks nad, ma ei tea, kas nad isegi väljusid millegagi, sest et nad olid vist 1,5 tundi poes ja appi. Nii läks. No ja sa ei saa midagi nagu teha ka otseselt, eks ju, et ei tea, mis see reaktsioon sealt tuleb, eks ju, et tead, see töö on tegelikult ikkagi selline, ütleme nii, et ta on, selles mõttes, no ma ei saa öelda, et ta on keeruline ilmselt, aga ta on ikkagi selline hästi, sa pead olema nagu selline kameelion, eks ju, inimesed ära tundma, et kellele kuidas läheneda, mis hetkel, et mõni võib-olla ongi võib-olla selline sarkastilisem inimene, eks ju, et sa peadki nagu, jah, nagu psühholoogiat siin ka nagu teadma ja paksu nahaga olema reaalselt. Seda niikuinii, see on teeninduses täiesti tavaline, et paks nahk peab olema. Tavaliselt, noh, ei saa niimoodi ka päris öelda, aga sa tavaliselt näed ära inimese hoiakust juba, et milline on, kas ta on rohkem sõbralik, suhtlevam või siis ta hoiab pigem oma ette, et sa tegelikult näed ära juba, aga no ma näen kuidagi eritesti, ma ei tea, kas need on mu prillid või midagi, et ma saan kohe kaugelt aru enam-vähem, milline inimene on või niimoodi. Tuleb niimoodi poodi? Mul on uusi tosse vaja. Aga minu arust on niimoodi, et vahest tulebki inimene täiesti niimoodi, et nagu halvas tujus ja sa vaatadki, et ta on nagu, ei ole väga selline meeldiv inimene, aga tegelikult kui sa hakkad rääkima, et teda nii-öelda lahti arutama, siis tegelikult on kindlasti niimoodi ka, eks ju, et algus võib see esmamulje jääda selline võib-olla. Jaa, muidugi, et alles oli mul ka üks klient, kes meesterahvas oli ja tundus hästi sihukese kurja näoga ja vaatas oma ette seal plätus ja ka siis hakkasid rääkima, siis hakkas niimoodi jutt suust tulema ja siis kuulasid ja rääkisid, arutasidki ja lõpuks sai jumala plätud ostetud. Ma tead, väga meeldiv klient oli. Ja nii, et see töö on ikka selline hästi, hästi põnev ja huvitav. Ja, üllatusi täis. Et jah, rutiin ei ole just. Mitmekülgne, igav ei hakka. Jah. Brit, me tegelikult natukene juba puudutasime seda koolituste teemat ka, et tuleb nende trendidega ennast ikkagi, ma tahaks öelda, et igapäevaselt kursis hoida, et kui keerukas see on, et ennast kõigega nagu kursis hoida ja kõik see meelde jätta ja siis veel kliendile seda tutvustada. No eks selles mõttes uuel töötajal võib-olla on algul natuke raske, kuna seda infot tõesti on väga palju ja neid keskkondi on väga palju erinevaid, aga kuna ma olen juba selles 2 aastat peaaegu varsti olnud sees, et siis ikkagi igapäevaselt kuidagi ta tuleb nii automaatselt või no, ma arvan, et see on ka sotsiaalmeedia algoritmide teema, et siin näiteks TikTokis on palju seda infot ja nagu ikkagi liigub, et kui sa ise oled fänn ka, mina olen Nike austaja, et siis selles mõttes, et ikka seda nagu Nike enda infot on ka tulemas ja palju ja
samamoodi just alles Nike'i esinduskauplused korraldasid siis Nike'i päeva, kus siis rääkis 2026. Aasta hooaja trendidest ja mis neil enam-vähem välja hakkab tulema ja näitasid ja väga-väga päev oli. Et siis seal ikkagi oli näha, et selliseid päevade puhul on ka hea koht, kust õppida. Ehk teieni jõuab see info varem kui meie klientideni. No, seda Te niikuinii. saate aasta juba varem teada. Mis siis tuleb järgmine aasta? Väga ägedat asju. Ma seal lava peal vaatasin. Ei avata. Ei tohi avaldada, ei tohti Saan aru. pistada ka. See oligi natukene niimoodi salakavalalt, et äkki tuleb midagi. Aga tuleb valmis olla nii, et ägedaid asju tuleb. Oleme. ja ma küsiks võib-olla natukene tiimi kohta. Ma ei tea, Maarju, kui palju te saate neid tiime valida, kus te koos töötate, eks ju, aga võib-olla sa kirjeldad, kindlasti sul on ka oma tiim, kellega sa töötad, et milline see tiim on ja miks sa just selle siis valisid, kui sa ise said valida? Meil on siis niimoodi Haapsalus, et tegelikult meil on väga, väga äge tiim, alustan kohe sellega, et meil on juhataja ja siis 2 klienditeenindajat veel minuga koos. Kõik on siis kauem olnud, et mina olen see kõige värskem seal tiimis. Aga ütleme niimoodi, et juhataja on isegi olnud natukene vähem kui 1 klienditeenindaja meil, et kes on olnud siis 2 aastat või natukene niimoodi. Ja kõik on hästi toetavad meil, hästi toetavad selles mõttes, et mina olen ainuke kutt seal seltskonnas, siis teised 3 kõik naised, aga ma ei tea, võib-olla see teebki mul natuke selle töö huvitavamaks, et nagu enne Brit rääkis, et asjade väljapanekul näiteks, et naistel võib ikka olla teistsugune vaade, kuidas asjad väljas olla, aga siis tuleb 1 kutt, kes ütleb, et tegelikult äkki võiks niimoodi olla, on ju. Et see teeb juba asja huvitavaks. Ja ma ei teagi, näiteks minu töökaaslane, kes sai enne mind kandideerimisega tööle, ehk ta minust näiteks 6 aega kauem olnud tööl. Tema on siis meil kõige vanem liige meeskonnas ja tema on nagu, ütleme, selline grupi ema äkki võib öelda või selline, et meil on hästi siuke huvitav punt koos, et kes on ema, kes on nagu vend või niimoodi, et kõik saavad hästi läbi ja pole kordagi olnud probleemi, kui näiteks päevade vahetus või graafiku muutmist vaja teha, et kõik on hästi toetavad. Eks see töökoht ongi ju tegelikult meie teine pere. Jah, teine kodu on see mul Haapsalu Sportland juba seal. Ja ma ütlen, ma olen ju ainult 4 kuud olnud paar päeva peale, aga ei ole üldse siukest tunnet, vahepeal mõtlen, mis asja, et nii vähe, et tegelikult juba siuke kodune tunne ja kõik on juba selge enam-vähem. Hommikul avad silmad, rõõmus nägu ees ja jooksuga tööle. Ja paned maki juba mängima, saalis muusika käib ja oled seal niimoodi. See kütab ülesse. Pärnu puhul on täpselt samamoodi. Meil Pärnus on 3 poodi, 1 on outlet ja 2 on tavapoodi. Ja ka, kui on näiteks, ütleme, et vahepeal seal olid kesklinnapoed, olid hädas töötajatega, et kes olid haiged, mis iganes, et siis omalt poolt nagu läksime teistesse poodidesse ja aitasime, et eks see kambavaim on. Ja samamoodi ma olin kooli tõttu, olin kontori poole peal nii-öelda praktikal ja seal samamoodi midagi oli, kõik kohe tegelesid, kõik aitasid, et selles mõttes, et saaks öelda, et see suur Sportlandi pere, et selles mõttes, et tohutult on inimesi ja tohutult uusi nägusid, asju, mida õppida, aga tegelikult nagu see on kogemus, mida sa ei unusta. Ja seal ongi kindlasti see nagu Kätte ütleski väga õigesti, see on nagu teine kodu, eks ju, ja see on ikkagi äärmiselt oluline, et sa satuksid nagu nii-öelda sellesse tiimi, kelle nende teisel liikmetel oleks siis samad väärtused, eks ju, et täpselt nagu Maarju tõigi välja, eks ju, et me aitame üksteist, eks ju, me töötame ühise eesmärgi nimel, et ilmselt siis värbamisel on head tööd tehtud, et selline tiim on kokku valitud, kes nagu sobib ka omavahel ja, et sa ei lähe päris tööle, et ma pean minema, et ma tahan minna tööle. Sa tahad minna tööle? Jah, tahad tööle minna ja et kui sul juba selline seltskond ootab seal ees. Ma arvan, et on juhatajatel ka päris suur pinge peal sellega, et peavad valima, et ma arvan, et me võime mõlemad siin öelda, et juhatajad on kõikjal meie nii-öelda kangelased. Kusjuures täitsa ausalt ütlen, siis seda paistab ka väljapoole ja on tegelikult näha seda, kuidas teie tiim nagu töötab, oled sa siis klient või sotsiaalmeedia. Siinkohal Sportland väga head tööd olete teinud, et tundub tõesti koht, kus iga noor võiks enda tööd alustada, et suke dream team ja saadki sellise toreda, tugeva põhja kohe alla. Jah, värvika, ja. Aga lähme siit meeskonnaga edasi, et kas teil on ka kaupluses endal välja kujunenud mingisugune kindel meeskonnaga rutiin või nali või tegevused?
no eks neid ikka ole ja igapäevaselt tekib juurde ka tegevuste poole pealt tegelikult ka samamoodi nii-öelda kontori pool soodustab seda, et me ikkagi käiks nagu tiimiga kuskil, kas need ongi siis jooksu mingid üritused või mingid spordipäevad või ongi siis poe nii-öelda enda mingid tiimisisesed üritused. Et siin nüüd oligi, et vahepeal siin talvel sadas väga palju lund maha, me otsustasime, et kuna pühapäevad on lühemad, siis me läksime pühapäeva õhtul kogu kollektiivi kelgutama. Et sellepärast, no see oli nii nagu, kõik me oleme seal 20+ vanuses, et võib-olla mõned vaatasid meid seal Kelgumäel, et natuke nagu imelikud, et kus nad nüüd tulnud on, aga tegelikult meil oli väga äge ja me siiamaani räägime sellest, et peaks midagi, ja samamoodi oleme rannavõrkpalli mängimas käinud ülemuse sünnipäeva puhul ja kõike sellist, et tegelikult on nagu väga sportimist soodustav. Tegevused on kogu aeg, et... Just. Jaa. Küsin ka seda, Maari, sinu käest, et kui palju see hea teenindus ikkagist sõltub sellest meeskonnast? Et kas see hea teenindus on pigem nagu selline üksikult võttes või ikkagist on see meeskond, mis annab nagu sellise hea meeskonna, hea teeninduse siis kvaliteedi? See täitsa oleneb, et Haapsalus meil on väike pood, et sa vahepeal enamasti avad üksinda kaupluse ja sulged üksinda. Ja siis päeva jooksul oled kellega koos. Ja ma ütlen, see üksinda teenindus olemine tulebki siis välja, kui sa oledki üksinda ja sa pead üksi hakkama saama, et olenemata arvust palju inimesi poes on, et siis sa saad ennast panna proovile, et kuidas sa jõuad ja kas sa jõuad, et võiksid ju jõuda kõigiga tegeleda ja aidata, et kui sa näed, et ta otsib midagi või niimoodi. Aga meeskonnaga just see teenindamine on ka hästi vägev. Ma mõtlen just selles mõttes, et mina näiteks räägin kliendiga ja mul on taga töökaaslane, kes ka natukene kuulab, et mis ta soovib või mis ta täpselt tahab. Ja näiteks tahabki laost saada mingit teist suurust, siis mina kui samale kliendiga räägin, teine tööline läheb, toob juba jalatsi karbi, ops ja hästi kiirelt kõik see asi käib. Ja klient on rahul ja meie oleme rahul, sest meil tiimitöö töötab ja ongi lõpuks kõik rahul. Ja sa tõid nii ägeda näite ja, et teenindaja läheb ja toob kohe ära, et see näitab kliendile ka tegelikult, et juba keegi ja, et ta saab aru, et teda kuulatakse ja saadaks aru, et ta ikkagi tahab seda jalatsi proovida. Kellavärk. Muidugi. Brit, mis teeb ühest töötajast Sportlandi töötaja? Kõige lihtsam võib-olla ongi öelda selle koha pealt, et ta on huvitatud spordist. Et kui sport väga ei meeldi, siis ega selles mõttes sporditarvete poes on natuke keeruline töötada, et vahet ei ole, kas sa tegeledki siis jooksuga, jõusaaliga, pallimängud, mis iganes, et ilmselgelt on võimalik ka tulla, kui sa spordiga ei tegele, aga siis ma arvan, et see läheb nii, et sa lõpuks ikkagi tegeled selle spordiga, et siin on nii mõndagi, et meil paar suvetöölist nüüd just rääkisid, et tahavad osta jooksutossud ja siis hakata jooksma, et varem nagu jooksmas ei ole käid. Hästi ruttu saad selle pisiku külge sealt kohe. Me peame töökohta vahetama, me oleme liiga kaua kontoris olnud, me peaksime ka jooksmas hakkama käima. Saab sportida. Ja, et Mauri, ma küsin sinu käest, et sa mainisid ennem, et sa mängid jalgpalli, et kuidas see on mõjutanud sind võib-olla selle teenindustöö peal, et kui näiteks tulebki inimene, kes on ka jalgpallihuviline, eks ju, et kas sa tunned, et saaksid ta nagu paremini aidata, et tunned kohe ennast väga hästi selles valdkonnas, kui ta tuleb ja küsib ja saad ta nagu ühist keelt rääkida või kui palju see aitab, see jalgpalli mängimine siis? Eks ta ikka aitab, et kui ta tuleb näiteks putsat otsima, et tahab, kas ta tahab saaliputsat või tahab siis kunstmuru-muruputsat, et sa ju kohe sa tead, mis see on. Ja kliendi teenindamine siis kohe on palju kiirem ka, kuna see on sinu ala, sa valdad seda. Ja muidugi tekib, et vahepeal räägid seal, et milleks vaja trenni või mingi mäng on praegu kuskil, et hakkad nagu niimoodi edasi seda juttu aretama. Aga kui sa valdad seda ala, siis sul on endal kuidagi mõnusam seda klienti teenindada, sest et sul ei teki siis pabinat, äkki midagi sassi, sa oled ise kindel ja täpselt on ka niimoodi, et mul oli just ka discgolfiga niimoodi, kui ma ise discgolfiga mängin, et inimene tuli ketast otsima, ta ise täpselt ei teadnud, mis ta tahtis. Ma küsin, et Innova või mis firma oma siis soovite ja siis ütleski firma nime ja ketta nime ja siis kohe leidsime ja hästi kiire teenindus ja siis ütles proovi värgi, et sõber soovitas ja niimoodi, et kui sa valdad mingit ala hästi või on mingid teadmised, siis ma ütlen, see annab klienditeenindus väga palju juurde, et seepärast tulebki erinevaid asju proovida ja katsetada, kui jalgpalli ei mängi, mine proovi, äkki hakkab meeldima ja niimoodi.
ja just, et see annab kindlasti ka sellist enesekindlust Jaa, juurde ja just, ja ma kujutan ette näiteks, kui tuleb võib-olla mingi ema või isa väikse lapsega, kes ei oska võib-olla üldse midagi valida, eks ei tea jalgpallist nagu Jah, mitte midagi. siis aitadki seal ise, annad enda nõu, et näiteks mis putsat osta, annad enda pakkumise, mis sina näiteks arvad niimoodi, et kindlasti teed vanemate elu ka lihtsamaks, kui nemad midagi ei tea. ja kindlasti on see kliendile nii-öelda väärtuslikum ka, et näiteks samamoodi jalgpalliga rääkides, siis mul on elukaaslane jalgpallur ja kui ma olen seal sisse toonud, et noh, mingid, kuidas nemad kaitsmeid kannavad või kuidas neil need sokid ära lõigatud on ja räägin nagu sellist asja vahel, siis kliendid on, päriselt, et noh, kuidagi see usaldusväärsus vist tekib ka sellega nagu rohkem. Jah, et kuuled näiteks esimest korda midagi, saad midagi uut jällegi Sportlandist teada, et see on alati tore, et midagi õpitakse meilt ka või niimoodi. Ei ole lihtsalt Sportland ja ei ole klienditeenindusega, vaid te ka harite enda kliente ja inimesi. Tuleb harida, muidu siin samamoodi näiteks, kui juba jutt jalgpalli peale läks, et noh, et kui on vale putsa valel pinnasel, siis see väga mängib sul tulevikus tervisega rolli. Ma tahan pädalit mängima minna, nii et kui ma tuleksin teie juurde, siis te teaksite kohe mulle riietus soovitada, ma saaksin vahendid, kõik asjad saaksin. Oleneb muidugi poest, kõikjal ei ole seda valikut. Tallinnas on poode küll, kuhu ma minna võin. Tallinnas võid kõikjale minna. Pärnus samamoodi minu poes või noh, Kaubamajaka poes on, teil vist Haapsalus. Meil on Haapsa natuke väiksem pood. Aga samas meil on siin Tallinnas ka need Padeli enda poed, nii et siin. Aga kas teil niimoodi ei ole võimalik, et näiteks kui klient on näiteks e-poest näinud või et ta tellib teile poodi koha peale näiteks teisest poest? See varasemalt oli, et me saime poodide vahel saata, aga see nüüd lõpetati ära ja ongi, et kui klient tellib endale, see ei sobi, et siis ta saab selle lihtsalt nii-öelda meie poodi koha peale tagastada, et ta ei pea ise pakiautomaadis sellega jamama. Okei, see on küll väga hea. Seda ka väga paljud ei tea, jah. Väga head te selle välja praegu siin tõite. Kui me, Brit, räägime nüüd karjäärist Sportlandis, et sa oled juba 2 aastat olnud, et kas sa plaanid sisemiselt veel edasi areneda või mis võimalused on üldse sul teha karjääri ja millised on need arenguvõimalused? No arenguvõimalust, ma arvan, on samasugused nagu on igal nii-öelda teenindusettevõttel siis, et tavateenindas saab vanem teenindaja ja siis juhataja, või noh, muidugi ei pea selles järjekorras minema, aga ega kontori poole peal oli ka väga tore, kui ma seal praktikal olin, et kui pakutaks, siis ma arvan, et ma isegi mõtleks selle peale. Väga lahe. Kindlasti tee seda. No ma hoian siis kõrvu lahti. Ma küsin teie mõlema käest sellise küsimuse, et kui nüüd meie vaatajad, kuulajad ikkagi ka kaaluks võib-olla Sportlandi tööle tulla, aga veel pole nagu seda sammu teinud, siis et neid julgustada, siis millised võib-olla peaksid olema sellised isiksuse omadused või millega nad peaks arvestama, et nad oleksid sobivad siis sellele tööle? Ma ei tea, Brit siis võib alustada. Ma ei tea, ma ütleks, et sportlik. Jah, sportlik, julge, jutukas, et kõik tegelikult tuleb kasuks, et mis oskused sul on, et lihtsalt mõnda läheb rohkem ja mõnda vähem. Ja, aga kas tõesti peab olema sportlik, et näiteks kui inimene sporti ei taha teha, aga tahab ikkagi tee juurde tulla, kas see sporti tegemine on kohustuslik? Ei ole. Seal pigem ongi see, et mis me siin välja tõime, et need miski ei pea olema, see ei pea olema ka jutukas, sellest on ka olnud neid, kes ongi vaiksed ja hoiavad pigem tahaplaanile, aga noh, kuna me ise pigem vist seltskonnad ja tiimid tunduvad olevat sellised rõõmsad ja jutukad, et siis lõpuks ma arvan, me lihtsalt koolitame ta välja jutukaks. Jah, et lõpuks kõik on jutukad. Ja. No tegelikult jah, see kõik ju tegelikult, see klienditeenindus tuleb kõik ju ajaga, sa ise nagu õpid ja lõpuks saadki aru, et kas on sinu jaoks või mitte, et oluline ongi see, et sul peab olema minu see tahe inimestega suhelda ja neid aidata ja nende mured nii-öelda siis lahendada, et ilmselgelt see peab olema vist selline. Jah, näiteks kui ma nüüd 4 kuud tagasi tulin, ma võin julgelt öelda, ma olen 4 kuud sama inimeks, ma täna olen, ma ei olnud nii julge kohe algaja seal niimoodi kliendi poole pöördumist, et see kõik tulebki ajaga tegelikult, lihtsalt natuke pead endale aega andma, et küll see kõik lõpuks tuleb, et sa ei pea muretsema, et see kohe klõpsus tuleb. Jah, et sisseelamisperiood on väga okei. Just tahtsingi küsida, et see koolitus tegelikult peaks olema ka väga toetav ja see mentorid ja motivatsioon, mis sealt nagu teile antakse. Jah, ikka, et uutel töötajatel on paika pandud ka see nii-öelda teenindaja A ja O, et mis on need teadmised, mida ta võiks nagu teada ja kõik selline. Ja noh, algul ongi nüüd järgmine nädal on tulemas samamoodi ka uue töötajapäev, ehk siis ongi, et võetakse nii-öelda need ongi seal teenindus, ma ei tea, jooksukategooriad, et kõik need põhikategooriad ette, mida siis nii-öelda kas või suvetöötaja või üldse uus töötaja peaks teadma.
et selliseid päevi hakatakse ka tegema, et siis selles mõttes on tegelikult tore, et aitab seda sisseelamisperioodi nagu paremini ellu viia. Jaa, aga kuidas muidu näiteks päev välja näeb, et oletame, et ma kandideerin Sportlandi, mind võetakse tööle, siis mis sellel esimesel tööpäeval siis on, et kas mind pannakse kohe näiteks kliente teenindama või ma saan seda väljaõpet või kuidas see pool muidu on? Ma arvan, et see võib poeti erineda ka. Jah, täitsa küll, et no minul on tegelikult isegi värskelt meeles, et ma mäletan, esimene päev oli, et sa ikka alguses tutvud seal materjalidega üldse terve poega, et juhataja pigem on siis just seal abiks, et ta pigem kui klient tuleb, ta läbi ise teenindama teda ja sina oled siis taga nii-öelda tutvud selle Sportlandiga, et saad seal lugeda erinevaid teabeallikaid või niimoodi ja seal niimoodi kohe vette ei visata, ütleme niimoodi, et sa saad ikka rahulikult sisse elada ja saad aru, et sa oled siin nagu tööl nüüd, et kohe saali ei panda sind, sellepärast ei pea muret. Selles saali peal oled sa küll ja kuna sul on ikkagi Sportlandi riided seljas, et siis nagu oled nähtaval kliendile, ta võib pöörduda su poole, aga ongi, et õpilase silt on rinnaasja, et saad abi paluda, et kindlasti, mis vajab õppimist, on ka laod. Need on ikkagi, põhimõtteliselt võiks öelda kummisseintega, sest et sinna mahub nii palju asju, aga minul näiteks oli sisse elades oli selline, et ma olin 3. päeva tööl ja mul tuli see meie siin juba läbi kõlanud testost. See selles mõttes esimese või uue töötajana tulemus oli päris okei, ma ei olnud üldse nagu pettunud selles, aga see samamoodi õpetab, et kui sa selle testostu juba saad, siis sa näed ära, et kus mida parandada, et tegelikult need testostud on ka kindlasti nagu annavad nii-öelda seda õppimist juurde. Kaua siis uus töötaja on? Kaua katseaega on 3 kuud. 4 kuud on uus töötaja. Nii et Mauri, sul on tulemas uue töötaja päev, ma saan aru. Mina olen 2 päeva on 4 kuust üle, siis ütleme niimoodi, et tegelikult mul varsti peaks isegi nimesilti jõudma, kus on Mauri peal. Veel on mul see õpilane peal, et tehakse natuke nalja ka, aga ei, ma kannatan ära, kuni see silt jõuab. Jaa, nii et teil on selles mõttes ikkagi selline pehmelt võetakse vastu nii-öelda ja koolitatakse, kohe ei panda kassasse, aga ma küsin veel ühe küsimuse, et ma olen tähele pannud, et kas teil on Sportlandis niimoodi, et nüüd inimene, kes on kassas, peab ka nii-öelda siis laos olema või on näiteks eraldi laotöötajad ja eraldi klienditeenindajad või peab seda ühte tööd tegema üks inimene? Ma tean, et suuremates poodides kindlasti on laotöötajad või siis need, kes e-poe pakke pakivad ja sellega tegelevad, aga väiksemates, ehk siis minu ja Mauri poes on ikkagi see, et sa oled kõikjal. Sa oled laos, sa aitad klienti, sa oled kassas, sa teed taga e-poodi, ühesõnaga, et see on see mitmekülgsus, jah. Meil ei ole päris sellist rammi nagu siin Ülemistes või kuskil võib olla, et meil on rohkem aega, et tegutseda, et kui klient tulebki, siis me läheme ise lattu, võtame sealt jalad siin näiteks ja siis teeme ise kassas kõik ära, et meil on natukene selline rahulikum tempo, et siis jõuame kõike teha ka, et päris üle ei tööta, ütleme nii. Just, mitte nagu Tallinnas, et Haapsalus, Pärnus on natukene veidi rahulikum tempo. Meid on jah natuke rohkem ka kui Haapsalu on väiksem pood, aga meid tavaliselt on saali peal 3 tükki, et see juba aitab, et kui ühel on error, siis saab teine aidata ja 3. on siis lihtsalt nii-öelda olukorda kontrolli all hoidmas. Ja miks mul see küsimus tekkis just seetõttu, kuna me tegeleme ju ka ise värbamisega, eks ju, et siis hästi palju on ju noori, kes Sportlandi tahavad suveks tööle minna, Sportland neid ka hea meelega vastu võtab, eks ju, ja eks nad ikka aeg-ajalt pöörduvad ja küsivad ka minu käest, et kas on spordipoodi, vabasid kohtasid ja need ongi tekkinud küsimus, et kas saab näiteks eraldi ainult kassasse või saab ka eraldi lattu, sest väga paljud tegelikult ei ole varem kassa taga olnud ja nad pelgavad seda seal kassa taga olemist, kardavad, et äkki läheb midagi sassi, et võib-olla selles osas natuke paari lausega kommenteerida, et kas seal on nii keeruline või seal saab nagu suht kiirelt selle kassasüsteemi selgeks õppida, et tegelikult eks seal neid nüansse ole palju, mida kassas olles jälgida, aga iseenesest süsteem kui selline on lihtne, et sa pead lihtsalt jälgima, et õiged tooted saaks läbi piiksutatud ja. Just, seal mõned väiksed detailid ongi ja ega mul endalgi ju vahepeal kassaga natuke olen jamanud, et vajutab kuhugi valesti, hakkab midagi laadima, mõtled, mis asja, aga siis seal on inglise keeles, et start till, et nagu pane uuesti tööle ja siis tegelikult kõik töötab jälle nagu ennem, et jällegi see tuleb ka ajaga või niimoodi sa peadki kõike ju läbi tegema, et kui sa ise seal kassa taga oled ja tegutsed, siis lõpuks jääb sulle lihtsalt see pähe kinni. Ja ühesõnaga midagi kartma ei pea. Ja midagi esimese päeva lõpuks sa pähe õppima ka ei pea, et ikkagi kõrval ju uuel töötajal on ka vanad olijad, et need kindlasti aitavad ja toetavad.
suuremates poodides on kindlasti ka see graafika alusel, et terve päev sa seal kassas ei jõua, kahjuks või õnneks olla, sest kliente on palju, kes paneb kaupa välja, kes on seal laos, et kas väiksemates poodides on ka kuidagi graafiku alusel või pigem ongi see, et kõik teevad kõike, no selles mõttes me juba natuke puudutasime seda, aga äkki on vahest niimoodi, et Brit tuleb täna tööle, ütleb, ma tahaksin täna laos olla. No selles mõttes, et meil see ladu ei võimalda laos olemist, et sealt saad ainult asju välja tuua või siis sinna viia, aga selles mõttes, et ikkagi meil on selles mõttes graafiku aluselt, et tööpäevad on ikkagi sama pikad või siis on vahepeal tulebki kolmas töötaja, kes siis näiteks nädalavahetustel, et kui keegi on pausil, et siis ikkagi korraga ei oleks üksinda ees. Aga üldjoontes on ikkagi et kauapäevadel ja kõike tehakse koos. Et juhul, kui näiteks ongi, et on poe ümbertõstmine, siis siin alles hiljuti oli, et kus me juhatajaga tõstsimegi terve päev poodi ja siis 2 teenindajat teenindasid, et meie nagu klientidega too aeg ei tegelenud. Et selliseid erandeid on kindlasti, aga üldjoontes on ikkagi ilusti kõik. Nüüd tuleb minu lemmikvoor. Tempokad küsimused ja vastused teile mõlemale. Et kes esimesena küsimusele vastab, see vastab, siis järgmisena vastab teine. Lühidalt ühe sõna või ühe lausega siis võiks vastata. Nii, esimene küsimus. Mis on see üks väärtus või põhimõte, mille oled tänu Sportlandi töökogemusele endaga ellu kaasa võtnud? Julgus. Positiivsus. Väga head vastused. Teine küsimus. Kui Sportland oleks inimene, siis mis laadi inimene ta oleks? Särtsakas, energiline edasiareneja. Väga hea. 3 sõna just. See tegi minu otsuse keerulisemaks, aga ma ütleks ikkagi julge pealakkaja. 3. küsimus. Üks mõte või sõnum siis meie kuulajatele, et kes mõtlevad klienditeenindusest kui lihtsalt tööst, et mida te ütleksite selle peale? Tule tee tööd ja vaata ise välja. Tahtsin ka öelda, väga hea vastus. Tulge proovige. Et see on hästi levinud müüt, kus öeldakse, mis see klienditeenindus on lihtne. No igal kliendil on omad probleemid ja mured ja rõõmud, et selles mõttes, kui sa ei ole olnud teeninduses tööl, siis ära ütle, et see on lihtne. Täpselt. Sa ei saa öelda, et sa tead küll, mida ma tunnen või tean. Ja. Väga head vastused. 4. küsimus. Millise Sportlandis saadava brändi reklaamkampaanias tahaksid ükskord ise osaleda? Nike. No brändiks samamoodi Nike või Adidas, aga boksi reklaam. No see oleks äge, jah? Ei olegi näinud. Ei olegi veel. Vaat täpselt, ma tahtsin, et ma ei ole näinud. Vaata, kui head sa vastasid. Varsti nüüd tuleb. Siis me näeme Brit on seal. Kontor, tehke märkmeid. Viimane kiirete küsimuste ja vastuste voor on siis, mis on su salajane supervõime poes, mida kliendid ei näe, aga kolleegid hindavad? Probleemsetes olukordades rahulikuks jäämine. Wow, super. Väga tähtis. Väga. Nojah, ma arvan, mul kiire õppija, et mul tegelikult ei päris kiiresti kõik selgeks. Ka hästi oluline just. Kui te nüüd mõtlete sellele meie küsimuste voorule, võtaksite selle kõik kokku, et ikkagi meie taskuhäälingu mõte on noortele seda kõike siin tutvustada, siis võtke see nüüd kokku ja andke siis innustus nendele noortele, kes meid on kuulamas ja vaatamas. Kindlasti ärge kartke, et enda elu tuleb ise huvitavaks elada ja teha. Et algul on natuke ebamugav, aga see ongi see esimene samm, et enda mugavustsoonist välja tulla. Ja kui te tahate Sportlandi tiimiga liituda, siis kindlasti see tiim on väga võimas teid vastu võtma ja kedagi kartma te ei pea, nii et muidugi proovige ja tulge Sportlandi. Jah, ma ütleks ka, et proovi ja ära karda eksida. Väga hea. Just, aga nii, et tere tulemast Sportlandi. Tere tulemast, kallid noored. Te olete oodatud. Ootame väga hea meelega. Need olid meie kallid taskuhäälingu külalised Sportlandist. Tänan kuulamast ja vaatamast ja kohtume järgmisel korral.